Praegu on aga hea meel õnnitleda ja soovida tööindu Kaul Nurmele, kellest sai siis eile Vabaerakonna uus esimees. Tere hommikust ja tööindu! Tere hommikust, aitäh, indu läheb vaja. Sest ma ei tea, kas õnnega nüüd on tegu, sellepärast et Vabaerakonnal praegu ikkagi on üsna kehvad ajad ja see eesmärk, et 12 Vabaerakonna liiget saaks Riigikokku kevadel, tundub mulle hetkel äkki hoopis sinna vastupidises suunas liikumas, et äkki ei saa mitte kedagi. Olete sellega ka arvestanud? No, mitte ei tahaks arvestada. Mina ütleks nii, et sihid peavad olema selged ja kõrged ja kauged. Kui me juba eos seame omale madalad eesmärgid, siis me need ka saavutame. See võib olla lihtsalt reaalsus, mitte madal eesmärk. Peab olema ju variant A, B ja C. Kindlasti igal juhil peab olema kukla taga mitu varianti. Aga see, mis on peamine siht, selle nimel tuleb tööd teha ja selle nimel ma tööle hakkan. No igal juhul Andres Herkel kaotas ja mitte nüüd 2-3 häälega, vaid ikkagi seal oli päris mitukümmend vahet ja seda erinevust. Kaul, mis teie tugevus oli erakonna liikmete jaoks? Ma ei oska seda öelda. Ma ei tea ka, miks mind välja valiti. Võib-olla selle tõttu, et mul on üsna pikk suurte organisatsioonide juhtimise kogemus. Võib-olla see oli eelkõige see põhjus, et ma muid põhjuseid väga ei oska välja tuua, sest Andres Herkel on kindlasti minust ju kogenum poliitik. Minul on poliitika olnud hobi siiamaani ja selle tõttu ma olen ka poliitika juurde sattunud. No, tõsine poliitika on päris karm mäng tegelikult, ehk et seal väga ei leinata, öeldakse halvasti ja minnakse üle laipade. Olete te selleks valmis? Ütleme niimoodi, et poliitika ise ei ole kunagi karm. Poliitiline võitlus võib olla karm. Sest poliitika ei ole ju mitte midagi muud kui eesmärkide seadmine, sihipärane ja süstemaatiline töö eesmärkide saavutamiseks, mis selles on paha, halba või porist. Aga see karm või tihtilugu, kui poliitika läheb ka räpaseks, on seotud võib-olla poliitilise võitlusega, konkurentsiga, kumma poole ideed saavad realiseeritud. No kõigepealt peavad need ideed olema. Mis on need sisu näiteks tervishoiu küsimuses, näiteks sotsiaalvaldkonnas, et nende teemadega tuleb tegeleda, seda ütlevad absoluutselt kõik erakonnad. Aga mis on see Vabaerakonna selline täpsem sisu, mis nendele suurtele teemadele nüüd antakse? No, meditsiinis me teame, kus probleemid on. Need on ravijärjekorrad ja võib-olla tõesti siis nende algpõhjus on ka meditsiini alarahastus. Kui palju Vabaerakonnas on arste? On. Täitsa mitu arsti on. Nii? Ja neil on lahendus olemas, kuidas neid ravijärjekordi vähendada? Tartu Kliinikumi erakorralise meditsiini osakonna juhataja on meie erakonna liige. Nii et meil on igas valdkonnas erinevaid inimesi, tippspetsialiste või teadjaid inimesi. Aga kuidas neid ravijärjekordi vähendada, Kaul, küsin ma siis konkreetselt? Sellepärast, et inimesed ütlevad alati, et poliitikute selline klišee lause on, raha on vähe. Raha ongi Eesti riigis vähe kõikide nende probleemide lahendamiseks, milles me sipleme. Ütleme niimoodi, et see konkreetne küsimus juba tuleks tõesti Kuidu Nõmmele esitada. Aga ideed on selles mõttes olemas, et on räägitud ju sellistest üle-eestilistest ravijärjekorda panemise andmebaasidest või veebikeskkondadest, kus sa saad ju minna mis tahes arsti juurde. Ei ole alati vaja oodata seda, kuna mingi konkreetne arst leiab aega sinu jaoks. Et seal on väga mitmeid ideid ja üldse tahaks tegelikult öelda, et meditsiinis võib-olla tuleks vaadata laiemalt veel suuremaid ümberkorraldusi just selles, kuidas kõige targemini suunata raha. Et rahaga on niimoodi, et see võib alati peost ära kuluda, aga iga raha peaks teenima kõige targemal viisil seda eesmärki. Nii et võib-olla üksikasjadest on täna vara rääkida ja võib-olla järgmine kord, kui me kohtume, siis me räägime... Võtame Exceli tabeli, et nii ja nii palju raha sellistele ümberkorraldustele. Aga mis hariduse valdkonnas on kõige tähtsam? Praegu ju, millest räägitakse kõige enam, on see kakskeelne haridus või siis eestikeelne pigem. Ma ei ütleks, et see oleks võib-olla kõige suurem. See on integratsiooni probleem, mitte hariduse probleem. Hariduse probleemid hakkavad minu arvates kõrghariduse ja teaduse jällegi süsteemsest rahastusest.
midagi teha. Me ei saa tegelikult Eesti ühiskonnas sellest rahast ümber ega üle. Ja meil on praegu kõrgharidussüsteem, mis sõltub enam-vähem üks-ühele riigieelarvest ja tema võimalustest. Et tegelikult kõrghariduse teaduse võimaluste avardamine seisab selles, kuidas me eraraha sisse kaasame. Ja kui seal on raha, siis tegelikult sealt läheme juba õpetajate, nende väljaõppe juurde, nende palgatasemete juurde. Ja kui me sinna jõuame, siis me lõppude lõpus saame küsida, kust raha tuleb. Ja raha tuleb ikka majandusest. Nii et tegelikult erakonnal on väga suuri plaani ja ideid selleks, kuidas majandust rohkem elavdada. Kas varamaks on üks see? Varamaks ei ole üks see. Majandust tõmbab käima pigem tööjõumaksude oluline alandamine. Sest Eesti maksukiil on praegu 40% ja Euroopa Liidu keskmine, kui ma õigesti mäletan, 34%. Aga on riike, kes saavad hakkama 22%-ga. Et tegelikult Vabaerakonna eesmärk on praegu tõmmata maksukiil teatud ideedega, millest ma täna ei saa rääkida, aga tõmmata see maksukiil alla kuskil 32-33%-ga. See on see signaal tegelikult ja positiivne signaal nii tööandjale kui töövõtjale. Nii et majandus on meie organismi vereringe või selline üks väga-väga oluline osa, et kui me seda käima ei saa, siis vaevalt, et me suudame lahendusi ära ei sotsiaalfääris ega hariduses ega kuskil mujal. Kaul Nurm, aitäh täna hommikul tulemast ja vastne Vabaerakonna esimees siis oli täna juba varahommikul siin ja tööpäev tõenäoliselt kibekiire ees ootamas, aga natuke võiks aega leida, et seda rahvusvahelist muusikapäeva ka tähistada. Jah, kindlasti naudin, sest ka minu tütar mängib täna Tartus orkestris muusikapäeva puhul. Nii et ma osalen ka selles ürituses täie innu ja rõõmuga. Väga tore. Aitäh tulemast. Aitäh.